Siin ei ole varianti, aga tähendab, nii ongi, et nagu te näete juures olevalt pildilt, siis kodune ema on tulnud lihtsalt siia poliitikasse. Ja mitte selleks, nagu ma seal Facebookis kirjutasin, mitte selleks, et mind huvitaks võim, vaid sellepärast, et on vaja kaitsta oma lapsi. Vot, et mul on ausalt 1000 muud asja, mida teha. EKRE-ga on lihtsalt niimoodi, et mulle tundus õigem, et need põhimõtted, mille eest EKRE seisab, ma ei saa olla nime kirjas lihtsalt, vaid ma tahan panustada. Kui mina ootan usaldust nendelt inimestelt, kes neid väärtusi kannavad, siis et mind saaks usaldada, ma pean samamoodi ise panustama ja olema siin kogu täiega. Ja mulle tundus see lihtsalt õigem. Nii et nii ta on, et meil on hästi vahva seltskond. Meil on tõeliselt toredad inimesed ja mul on ainult hea meel ja ma olen tänulik, et ma saan siin olla ja koos meie kodu eest võidelda. Ja ma võin seda öelda, et meil on nimekirjas suurpere emasid palju. Et see on uskumatu, et kui palju tööd on suurpere emadel oma lastega, oma peredega. Ja see, et me tuleme siia, see ei ole hea koht, kus olla. Juba sellepärast, et sa oled tegelikult... Sa oled märklaud, sa oled rünnaku objekt, eks ole. Aga sa tuled siia, sest et sul ei jää mitte midagi muud üle. Ja see on nagu karm tõde. Ja ma võin küll öelda, et mul on muidugi väga meeldiv amet, kõigepealt olla ema ja olla muusik, väga ilus, käid laval, laulad inimestele, soojendad südameid. Aga see koht praegu, kus olla, jah, see ei ole väga meeldiv, aga ainult tuulikud ei ole see teema, et miks me oleme ka siin, et kui juba need tuulikud on meid siia toonud, siis ühtlasi on tegelikult palju vajaka jäämisi ja selliseid kohti, mida võiks parandada meie vallas. Ja see on ka see, mille eest jällegi seista. No meil käib koolibuss, aga see tähendab seda, et kui meie lapsed elavad autosõiduga, ütleme 3-4 minuti kaugusel koolist autosõiduga, see on niisugune 2-3 kilomeetrit, siis kui nad läheksid koolibussi peale, siis nad istuvad seal 50 minutit või kuskil niimoodi. Koolibuss on niimoodi tehtud, et 50 minutit sõidab meil kodust kooli, et see pole pointi nagu. Mingil hetkel nad sõitsid, aga see oli nende jaoks nii kurnav, et see on ka asi, mida peaks nagu üle vaatama tegelikult, et kas peab nagu last loksutama 50 minutit selleks, et saada 3 kilomeetri kaugusele kooli. Mis tundub nagu, iga päev pead avastama seda kohalikku kodukanti nimega Vigala. Minul on kanad, minul on kõrvitsad, paarsada kõrvitsad praegu, kes saab ja oma tarbeks paljud muud asjad, juurviljad, köögiviljad, ja ainult muru ei niida, et nagu tänapäeval on, et muru niitmistalud on paljude läinud, aga eks seal maale jagub tegevusi ja eelkõige laste pärast oleme maal, et just selle pärast, et neil oleks õues hea kontakt maaga, paljajalu maal olla, tervis tuleb ja just see eestlane on ju ajalooliselt loodusrahvas ja et meie püüame neid traditsioone säilitada ja oma arusaami pärandada. Ja, et mina olen 42-aastane ja Sandraga me oleme juba 21 aastat koos, et selles mõttes saan nagu ikkagi oma jagu aega. Kui me talu assime, siis ma kõigepealt tegin ta korda enam-vähem nagu ühe teise sulase ja teiste koostööpartnerite ja asjadega. Ja siis ma ikkagi läksin enne elama ja vaatasin, et karu ei tule ja nii edasi ja siis tulevad pere järgi ikka, et nüüd ma läksin enne EKRE-sse ja siis Sandra tuli järgi. Mina tulin talusse, siis minul küll sellist vajadust või lootust ei olnud, et ma peaksin hakkama poliitikaga tegelema ja selle tõestuseks ma ka ei teinud seda, et kui ma 7 aastat tagasi talu assin, siis 6 aastat tagasi kolisime sisse perega, siis ega ma ju järgmised 5,5 aastat ei teinud ka poliitikas mitte midagi. Et mul ei ole nagu tegelikult mingit vajadust olnud poliitikasse tulla. Me tulime ikka pigem nagu poliitika eest ära siia maale, et saaks rahulikult elada ja toimetada. Aga olud on sundinud meid selleks, et kui me oma kodu kaitseks välja ei astu, et mismoodi me peaksime vaatama peeglisse tulevikus või lastele otsa, kui me ei ole mitte midagi nagu teinud, et kui nad küsivad tulevikus, et mida sa isa siis tegid, kui siin need tuulikud tulid, eks ju, et ostsin uue diivani samal ajal või midagi või. Et loomulikult ma ikkagi pean
vastama nendele küsimustele tulevikus. Ja kui ma midagi olen püüdnud, siis ma saan ausalt neile otsa vaadata, et see ongi see, miks ma seda teen. Ja noh, sai see ju alguse tegelikult sellest üle-eestilisest tuulikute püstitamise buumist, mida siin tahetakse teha. Ja me nägime, et ka meile tõesti Märjamaa valda on ka neid lausa mitmes kohas plaanis nagu püstitada või vähemalt on need eelvalikualad kehtestatud. Ja me hakkasime nagu vaatama, et on päris palju inimesi, kes on sellele vastu. Aga samas oleks vaja, et inimesed koonduvad ja siis kuidagi MTÜ Eluterve Märjamaa oli selline loomulik nagu samm. Inimesed saidki kokku ja sellest on see nüüd edasi kerinud ja MTÜ-st endast on ju vähe, sest et tuulikute tulemise otsustavad volikogud. Et kui sind ei ole volikogus või kui seal ei ole piisavalt tugevat volikogu, kes ka sinu häält esindaks, siis oled sa ikkagi nagu tuulte meelevallas, eks ju. Et selles mõttes, et tuleb tegutseda ja midagi ei ole lihtsalt teha. Valimisliidud juhivad seda volikogu praegu, liberaalsed. Ja ühest valimisliidust on nüüd kujunenud Isamaa, kes väidetavalt küll just nagu lubas, et nad hakkavad tuulikute vastu olema, aga mina sellest küll kindel ei ole, nad muutuste tuuli lubavad, sellepärast, et samad inimesed, samad näod, miks nad siis juba praegu midagi ei tee. Ja mina sellele kindel olla ei saa, seetõttu ma asusin alguses Eluterve Märjamaa nimel tööle, et me saaksime läbi MTÜ seda olukorda parandada. Paraku vallavõim elanike häält arvesse ei võtnud, kuigi meil oli siin samas saalis suur koosolekus üle 300 inimese tuli, meil oli allkirjade kogumised, inimesed selgelt väljendasid oma arvamust ja seisukohta selles osas, aga mitte mingid muutusi ei ole tulnud. Ja kuna mingid muutusi ei ole tulnud, siis me pidime läbi valimiste püüdma seda olukorda parandada ja oli mõte valimisliit teha, oli mõte lõpuks ikkagi kujunes välja, et kõige selgem ja tugevam ja kindlam jõud Eestis, kes on tuulikute vastu, on EKRE. Ja siis see sai ikkagi määravaks, et miks nagu just kohalikku EKRE-t taas elustada, kuna vahepeal juhtus selline asi meil siin, et endised EKRE osakonna juhid ja liidrid läksid ära parematele jahimaadele ja nüüd mina koostöös siis meie volikogu kandidaadi Annika Levkoiga ja teiste oluliste tegijatega panime selle asja uuesti käima korralikult. Nii et meil on päris hea tugev nimekiri ja kohalikud elanikud ja paljud, kes pole kunagi enne kandideerinudki, tulid välja ja julgevad oma nimega ja näoga olla, nii et see on ainult nagu positiiv. Ja et meil on muidugi rohkem teemasid kui ainult tuulikud, et muidu võib rahvale jääda väär arusaam, et me läheme volikokku selleks, et ainult tuulikuid peatame ära ja siis hakkame kohvi jooma. Et ei, kindlasti ei ole see nii, et meil on nagu plaan palju halba ära hoida, aga palju head ka teha. Ja üks headest asjadest, mida me soovime teha kindlasti, on panna erinevate endise vallakeskuste vahel ühistranspordi käima tänasesse vallakeskusesse ehk Märjamaa Alevisse, ehk siis Laukna, Valgu, Kivi-Vigala, Vana-Vigala, Varbola ja teiste piirkondade keskustest tahavad inimesed ja noored, vanad samamoodi keset päeva tulla vallakeskusesse, aga neil ei ole transporti. Et näiteks mul omagi lapsed ei saa tulla õigel ajal siia, ütleme, trenni, kuhu iganes, nad ei saa pärast koju tagasi, et need olemasolevad liinid ei kata elanike tegelikke vajadusi ja siin on sisulist muutust vaja ja tänaste valla esindajate puhul ma ei näe seda tahet, kuna kohalikud elanikud ikkagi on väitnud ja öelnud, et nad on nagu püüdnud seda teemat nagu eraviisiliselt arendada vestlustes tänase vallavõime esindajatega, aga sealt ei ole nagu midagi positiivset tulnud, et seetõttu me peame ise selle asja käima panema. Ise peab minema, ise peab kaasa aitama ja ei saa loota, et keegi hea tädi või onu meil kõik mured ära lahendab.
Samuti tahame suunata rohkem teedehooldusesse eelarvest raha, nii lumetõrje efektiivistamiseks kui ka kruusateede parendamiseks, ehk siis me tahame tihedamalt freestööid teha kruusateedel, et sellest praegusest 2 korrast ei piisa, mis kevadel ja sügisesel ajal tehakse, on vahepealsel ajal ka vaja teha ja ka uut pinnakattet rohkem vaja tuua, ka asfalteid juurde teha ja nii edasi, ehk siis ühistransport, teedehooldus, tuulikud peatame. Tahame luua perekaardid, invakaardid, noortekaardid, et olemasolevaid valla allasutusi paremini ära kasutada, et elanikud, kes on vähem kindlustatud, saaksid ikkagi samamoodi tarbida meie ruume, ehk siis näiteks ujulas käia vanemad inimesed tasuta, sest ujulas on vesi ju olemas, soe vesi. Üle vainude valenda vaulillede udune voodil, igaühel on südamelaul. Iga päev laulame koos lastega ja laulan lastele ja selles suhtes, et hääl on soojas ja kui kutsutakse, siis ikka kontserte annan hea meelega, enamasti koos enda pianistiga, ma olen ta enda omaks öelnud, Pille Piir, imeline pianist, kellega koos me kontserte anname. Just hiljuti oli meil siin Harjumaal Kose vallas üks väga-väga ilus kirikukontsert ja meie ühesõnaga laste kõrvalt nii palju, kui jaksama saame. Ka siin praegu meil väike Richard on 2-aastane on kaasas ja ma olen nagu seda alati oluliseks pidanud, et lapsed ei pea kuskil ema igatsema, et neid asju saab ühildada. Vahepeal on pisut keerukam, aga me saame hakkama ja tegelikult see on lastele kõige parem, et kui neil on see oma selline turvaline ruum, ema, isa on lähedal ja pigem reisime koos ja teeme need asju koos. Ja ma usun, et kui lapsed kasvavad, seda tihedamalt saan ka mina kontserte pakkumise vastu võtta, nii et minu jaoks lapsed tulevad kõige esimesena. Jah, et see on nagu väga orgaaniline, et see, mis hetkel endal nagu mõttes on või hinge peal, et see saab muusikasse valatud, et sellist armuvalu või igatsusvalu, nagu tihti need laulud on, sellist asja nagu meil ei ole siin niimoodi ette tulnud ja et meil on ikkagi, saame laulda Väike Eestimaa oli meil eestlusest. See oli kirjutatud siis Sven Lõhmuse poolt ajal, kui väga palju Eesti inimesi läks välismaale, peamiselt Soome ja ka meie sugulasi, noori peresid läks, nii et see oli selles mõttes tollel hetkel väga suur murekoht. Ja praegu siis koos Pille Piiriga me kirjutasime laulu Memme süda, mis nüüd siis minu lapsepõlve kodus Anija vallas Kehra kultuurimajas sai ette kantud nüüd möödunud emadepäeval ja seda on võimalik ka järgi kuulata. See on hästi oluline laul mulle endale ja just nimelt pühendatud Eesti puhtale loodusele ja sellele, mis näiteks ka seoses tuuliku buumiga tahetakse teha meie metsadega, meie põldudega, meie puhta veega, meie maaeluga, meie laste tulevikuga, puhta looduse pärandiga. Ehk siis see on kindlasti laul, millele me plaanime teha stuudioversiooni ja muusikavideo. Kindlasti, ma usun, et seda saab varsti kuulda. Ja Sandra, ma täiendan, on tegelikult väga hea lauluõpetaja ka lisaks, et meie lapsed on kõik saavutanud kohalikel laulukonkurssitel tugevaid tulemusi, et mitte ainult ta ise ei laula, vaid ta ka oskab hästi õpetada. No on materjali, millest õpetada selles mõttes, et lapsed on, ütleme siis nii, et minu suguvõsas on selline muusikakeen üsna kenasti inimestes, nii et lapsed on saanud seda oma esivanematelt ja vanavanematelt. Kuumuses liiva
ma arvan, et see saadab siiamaani, et see on tegelikult uskumatu, et Sven Lõhmus sellise laulu kirjutas. Me veeretasime ideid, mõtteid, milline laul võiks olla ja ta kuidagi tabas ära selle, mis minul hetkel oli hinge peal. Oligi see rändamise teema, see, et meil igal ühel on oma tee, me kõik otsime elus oma kohta, seda nagu oma teed ja selles mõttes see laul ilmselt siis kogu oma selles mõttes sellise teostusega läks inimestele hinge, ma olen hästi tänulik selle eest, sest see oli üks võrratult ilus kogemus ja ma arvan, et selline suurem laul ja tee sai alguse minu jaoks küll rändajatest ja nii, et see on siiski inimestel meeles ja mitte ükski kontsert ei möödu ilma rändajateta, ma võin küll öelda. See on tee. Aitäh! Thank you! Tulge valima ja valides EKRE kandidaadi, ta võite kindlad olla, et meie seisame tuuletööstuse peatamise eest. Me oleme näoga rahva poole, nagu me täna olime siin. Ja meie Sandraga mõlemad kandideerime.